Tere päevast! Postimehe sõjastuudio alustab. Ööl vastu pühapäeva korraldasid venelased ühe viimase aja suurima õhurünnaku Kiievi vastu, kusjuures kasutati ka tuumarelva võimekusega ballistilist raketti Oresnik. Meil on stuudios sõjandusekspert ja Riigikogu liige Leo Kunnas. Tere päevast! Tere! No tänaseks on enam-vähem nüüd selge, et kui suur see viimane õhurünnak oli ja missuguste tagajärgedega ja mida seal täpselt kasutati? Jah, nüüd on see selge, et kasutati 600 drooni ja 90 ballistilist raketti, et selliste ballistiliste rakettide hulka pole olnud väga pikka aega, et tegelikult sõja esimesed päevad, kui anti kogu Ukraina pihta lööke, et siis olid sellised ballistiliste rakettide hulgad. Aga kui vaatame siis tulemust, siis tegelikult kogu selle tulelöökide seeria tagajärjel on saanud 4 inimest surma, ainult 4 ja 80 haavata, kellest 30 on praeguseni haiglas. Ehk kui arvestame seda massiivsust, et iga ballistiline rakett ikkagi kannab lõhkepead umbes pool tonni, 500 kilo umbes, ja need droonid põhimõtteliselt 80–100 kilo, siis arvestades nende purustuste hulka, et näiteks ikkagi Kiievis elumajad, turg, koolimajad, erinevad objektid said kahjustada nagu tugevalt. See näitab ikkagi seda, et inimesed võtavad kõigepealt neid rünnakuid tõsiselt, et kui ma ise olin Kiievis novembris, kui oli ka üks suuremaid rünnakuid, siis oli näha, et kui droonihoiatus anti, siis inimesed eriti varjenditesse ei läinud, sest see oli nii tavapärane. Aga kui ikkagi tuli hoiatus ballistiliste rakettide kohta, siis inimesed läksid varjenditesse. Ja me näeme, et see süsteem töötab ja Kiievis on metroo ja näiteks, mis pakub head kaitset, pluss ka ikkagi sõjakogemustest on palju õpitud, varjendeid on korda tehtud. Ehk arvestades seda tulelöögi suurust ja ulatust, siis tegelikult kahjud on minimaalsed, et sisuliselt sõjalisi objekte ei olnud ilmselt juba sihtmärkide hulgas, aga neid ka ei tabatud. Toon selle sama Oresniku näite, et Oresnikul iseenesest tavalõhkepead ei ole, et ta on ballistiline rakett pika laskekaugusega, mis sisust kannab tuumalõhkepead, aga lõhkepead seal lihtsalt ei ole, siis mida antud juhul loomulikult ei olnud, siis ta lihtsalt lööb selle oma kineetilise energiaga. Ja siis see Oresnik tabas siis garaažikompleksi Viila Tserkva linnas Kiievi lähedal. Vene pool väitis, et seal pandi droone kokku. Isegi kui seal pandi neid EFP väikseid taktikalisi droone kokku, siis arvestades seda, et see rakett maksab 50–100 miljonit eurot või dollarit, siis see ei ole just väga kuluefektiivne selliseid raketti niiviisi kulutada, kui just ei tahetud läbi viia katsetusi. Et tõenäoliselt seda raketti lihtsalt katsetati ja on selge, et Ukrainal ega ka teistel maailma riikidel ei ole praegu vahendeid, et sellist raketti alla tulistada. Mis võib olla venelaste praegu, ütleme selline edasine märk, et miks just praegu ja miks just nii äge rünnak Kiievile? Ilmselt on selleks nüüd valmistutud nagu pikka aega, et ettekäändeks toodi põhimõtteliselt okupeeritud aladel Starobelski linnas Ukraina põhimõtteliselt droonilöök tabas objekti, kus sai surma ka lapsi, et siin muidugi Ukraina pool väidab, et Vene pool lihtsalt kasutas seda tsiviilrajatist ära, aga see oli formaalne ettekääne, aga selge, et neid rakette ja droone, et selleks on valmistutud mitu nädalat. Ma pigem näen seda teatud sellise kättemaksurünnakuna viimase Moskva nii-öelda löökide seeria eest, kus siis Ukraina droonid tungisid Moskva õhukaitsest läbi, et pigem Vene pool on tahtnud tõestada, et nemad suudavad sama teha. Suudavadki, aga sisuliselt rünnak sihtmärkide valik ei ole selline, mis Ukrainat kuidagi strateegiliselt mõjutaks. Ehk siis pigem suur kulu
palju rakette ja droone kulutatud, aga praktiline kasu, isegi erilist terrorit see enam Ukraina elanikkonna seas ei tekita, sest seda on juba tekitatud. Ja kui kõige tähelepanuväärse minu hinnangul ongi see, et arvestades selle nagu lahingumoona hulka, mis ära kulutati, need tulemused jäid ka kaotuste osas, Ukraina poole kaotuste osas elanikkonna seas siiski niivõrd tagasihoidlikuks. No vaat viimastel nädalatel on nüüd olnud jutuks, selle on toonud Ukraina president ka välja, et nad näevad ohtu, et venelased võivad hakata rohkem ründama põhjast. Ja vaat tänased uudised just räägivad meile ka sellest, et Macron pidas vajalikuks üle 4 aasta helistada Lukašenkale ja hoiatada teda selle eest, et ta oma tegevust sellesse sõtta nagu otseselt ei laiendaks. Et kui tõsine oht see on see kas või rinde laienemine põhja? Ma väga tõsiseks seda ohtu ei pea hetkel. Probleem on lihtsalt selles, et kui omal ajal põhimõtteliselt seda tehti, ehk siis põhjasuunast see löök anti, siis ikkagi Vene poole stsenaarium, millest ma lähtusid, oli kukutamisrünnak, ehk siis Ukraina maha surumine 3 ööpäeva kuni 2 nädala jooksul ja see väekontingendi suurus oli umbes 20-30 000 inimest, kes siis püüdis seda operatsiooni läbi viia ja kuna vägesid oli nii vähe, siis see lihtsalt ebaõnnestus ja Vene pool oligi sunnitud lihtsalt väed välja viima. Selleks, et seda teha, oleks vaja väekontingenti, et seda efektiivselt teha, oleks vaja väekontingenti 100-150 000 inimest ja siis Venemaa peaks Valgevenesse koondama. Seda ei ole võimalik märkamata teha ja Vene poolel ei ole ka praegu reserve, et ta võiks seda teha. Isegi kui Venemaa sügisel mobilisatsiooni välja kuulutaks, isegi siis nende vägede moodustamine. Me näeme, et Venemaa tegelikult ei suuda sõjaaja kaitseväge kui sellist moodustada. Pole selle 4 aasta pluss jooksul suutnud, siis ma ei hinda ka, et nüüd Venemaa suutlikkus järsku kasvaks, et seda nüüd ei ole, et mida Venemaa praegu siin põhjas püüab teha, siin me näeme ka nooli, et ta püüab seda Putini välja kuulutatud puhvertsooni siin moodustada, ehk siis hõivata piirialasid umbes 10-20 kilomeetri sügavuses, aga see ei ole ka õnnestunud, et mõnes lõigus mõnekilomeetriseid eendpositsioone on Vene pool suutnud siin luua, aga see on ka kõik, et siin mingi ühtse puhvertsooni loomine, ka see on ebarealistlik eesmärk ja selles sõjategevuses, mis nüüd Ukrainas toimub, kus droone kasutatakse maksimaalselt, et sellest ei ole ka väga palju mingit kasu, et see mõnekilomeetrine puhvertsoon siin ei muudaks põhimõtteliselt Vene poole sihtmärke Ukraina droonidele vähem haavatavaks, et võib-olla ma teekski väikse vahekokkuvõtte ka, et kuidas nüüd droonisõda läheb, et võib-olla kui me jagame droonisõja nagu kolmeks nii-öelda sõjatandriks, et kõigepealt lähidistants, mis on siis 40-50 kilomeetrit, et siin nii palju otseseid muudatusi viimaste kuudega ei ole olnud, et mõlemad pooled ründavad annavad lööke väikeste FPV droonidega põhimõtteliselt tuhandetes iga päev, et see jätkub ja see on loomulikult põhjustanud ka seda, et niinimetatud halltsoon on laienenud mõnel pool kuni paarikümne kilomeetri laiuseks, mida siis kumbki pool väga tihedalt ei kontrolli. Aga milles Ukraina on edu saavutanud, on kaks järgmist tasandit selles võitluses. Ehk võtame siit 40-50 kilomeetrit kuni 200-250 kilomeetrit, selline keskmaa löögi ulatus. Et siin on Ukraina pool olnud käesoleval aastal väga edukas. Me näeme siit, et tegelikult põhiline maismaaühendus ja logistiline ühendus siit Krimmi ja Venemaa territooriumi vahel läheb siis siit okupeeritult aladelt, et silla kaudu, silla läbilaskevõime ei ole selline, see on ka vahepeal õhuhäirete tõttu tihti suletud, et sild
seda ei suuda. Praamid on Ukraina pool suutnud hävitada, Vene laevastik on tõmbunud tagasi, et põhiline logistikakanal läheb siit põhimõtteliselt Rostovist Mariupoli, Melitopoli kaudu Krimmi. Ja see on nüüd Ukraina keskmaa droonide põhimõtteliselt löögi ulatuses. Ehk Ukraina pool on just keskmaa droonidega, neil on õnnestunud sellel aastal tabada rohkem kui 100 ehk kuskil 100-110 vahel Vene poole siis keskmaa ja kaugõhutõrje raketikomplekse, toore pukke S-300-sid, siis nende juhtimissüsteeme, nende radareid ja nendest umbes kolmandik on täielikult hävitatud, teised on saanud tabamusi ehk rivist välja löödud, ehk siis 100 keskmaa ja kaugmaa raketikompleksi rivist välja löödud. On selge, et Venemaa sõjatööstus ei suuda seda asendada, mis tähendab seda, et õhutõrje, Vene õhutõrje, õhukaitse katmisvõimalused ja ulatus on oluliselt vähenenud, et on ka näha, et Venemaa lihtsalt õhutõrjet, õhukaitset ei jätku lihtsalt suure territooriumi tõttu, et nad ei suuda isegi Moskva piirkonda täielikult kaitsta, rääkimata siis kõigist teistest piirkondadest. Ehk lihtsalt territoorium on suur ja õhutõrje on hõre ja see koondamine siia rindepiirkonda on toonud kaasa selle, et näiteks ka siia samasse Laugasuusse või Ust-Lugasse või Koivistusse, Primorskisse lihtsalt õhukaitset ei jätku, et pole midagi panna. Ehk siis just see keskmaa ulatusega droonide löögid on nii Vene õhukaitsele kui logistikale tekitanud sellist kahju, et sisuliselt Venemaa võiks öelda, et on oma planeeritud suve pealetungi sunnitud olnud ära jätma või praktiliselt see on toimunud nii madalal taktikalisel tasandil, et rindejoonel praktiliselt see ei ole avaldanud mingit mõju. Ja siis loomulikult kaugmaadroonid, siis, mille löögiulatus hakkab 200-250 kilomeetrist pihta ja läheb nii kaugele, kui vähegi suudab. Et nüüd võib natuke nalja visata, et päris Vladivostokki veel Ukraina droonid pole välja lennanud, aga praktiliselt siia meie lähestikku kaugpõhja kuni Uraalideni välja. Ehk siin on sihtmärgid siis nafta ja gaasi infrastruktuur on saanud massiliselt tabamusi, rafineerimistehased, väljaveosadamed, samamoodi sõjatööstuse erinevad objektid, just keemiatööstuse, elektroonikatööstuse osas, et see tegelikult kõik mõjutab juba ka tegelikult olukorda rindel kaudselt, kuigi see aeg, millal see mõju avaldub, ei ole veel see pika pinnaga protsess. Sel mõjud ei ole veel kõik rindele jõudnud, aga on selge, et see poolaasta on nüüd läinud vähemalt kahes droonisõja distantsi kategoorias selgelt Ukraina poole edukama tegutsemise tähe all. Kui me nüüd kõike seda arvesse võtame, mida sa praegu just rääkisid, ja kui Ukraina samamoodi suudab jätkata, kui palju see pilt võib sügisel olla hoopis teistsugune? Me näeme seda, et kui Vene pool oli seadnud endale eesmärgiks, siin on Slovjansk, Kramatorsk, põhimõtteliselt järele jäänud Donbassi oblasti, mis on veel Ukraina kontrolli all, selle hõivamise, siis praegu on juba mai lõpp ja midagi olulist pole saavutatud, et nüüd on seatud uus tähtaeg sügiseks. Ma arvan, et ka sügiseks midagi olulist ei saavutata. Siin on tekkinud selline kaarekujuline positsioon põhimõtteliselt Slovjanski, Kramatorski linnastute ümbruses, mida siis Venemaa püüab igast suunast taktikaliste rünnakutega peale tungida, aga näiteks Konstantinivka piirkonnas lahingud käinud juba kuid. Põhimõtteliselt Vene pool pole seda asulat suutnud siiani hõivata. Et rindejoont, kui nüüd vaadata, siis kui me oleme kogu aeg, ma olen rääkinud patiseisust, siis
ja Venemaa poole minimaalsetest edusammudest. Et võtame need aastad kokku, et kui kõige hullemal momendil kevadel 22 oli Vene poole käes ligi 30% Ukraina territooriumist, me näeme siin neid rohelisi alasid, siis Ukraina pool suutis aasta lõpuks, 22 aasta lõpuks vabastada 12% ja see jäi umbes 18% tasemele. Siis kogu sellest ajast alates toimunud sõjategevuse tulem Vene poole jaoks on see, et juba siis alates Lissitšanski suunast, kus nad tungisid peale 22 suvel kuni siiani välja, on Vene pool kõigi nende ohvrite, kaotuste ja jõupingutustega hinnaga suutnud hõivata kõigest umbes 1,5% Ukraina territooriumist. Ehk siis jõudnud sinna kuskil 19,5% peale tagasi. Ehk kui arvestada neid ohvreid ja jõupingutusi ja raha ja kogu nagu ühiskonna kaasatust, siis tõesti see tulemus on, ütleks niiviisi, et mägi sünnitas hiire. Ma ei oska siin paremat nagu väljendit siin kasutada. Ja nüüd sellel kevadel me näeme, et isegi see vaikne edasi nihkumine on sisuliselt peatanud, et Ukraina pool on mitmes lõigus tegelikult suutnud ise teostada taktikalisi vastupeale tunge, näiteks siin 3 oblasti piirimail, kus Zaporižje, Dnepropetrovski ja siis Donetski oblast kokku saavad, et siin ikkagi Ukraina pool on mitukümmend kilomeetrit surunud Vene vägesid tagasi. Samamoodi ka just praegu on toimunud ägedad lahingud siin Zaporižje suunal. Siin on asula, mille nimi on Stepnohirsk, sellepärast, et Vene väed ei saaks nihkuda lähemale siin Zaporižje linnale. Samuti, kui Pokrovski pärast käisid lahingud sisuliselt 1,5 aastat, nüüd pärast Pokrovski vallutamist, samas ei ole Vene pool suutnud siit oma edu põhimõtteliselt laiendada. Samamoodi on rinne olnud üsna staatiline siin Kupjanski piirkonnas, et kuhu Vene väikesed üksused vahepeal imbusid sisse, mille siis Ukraina väed omakorda puhastasid. Aga Ukraina pool siiamaani hoiab platsdarmi Oskili jõe idakaldal. Ehk sisuliselt läänerindel muutusteta, kui ma seda väljendit varem kasutasin, siis ütleks, et patiseis on veelgi sügavam, Vene edusammud on veelgi väiksemad ja nüüd me saame ka rääkida sellest, et ka juba Ukraina poole taktikalistest edusammudest mitmel suunal. Samas ma ei näe ka, et Ukraina pool suudaks vajakausi otsustavalt enda kasuks kallutada, et seesama patiseis jätkub, aga nagu ma olen ka varem kommenteerinud siin mõne korra, et me peame seda laiemas kontekstis vaatama neid operatsioone ja sõda, et meil ei ole mõtet iga Venemaa väikse edusammu pärast hakata muretsema, et Ukraina nüüd kohe kaotab. Aga samas meil ei ole ka Ukraina poole väikeste edusammude pärast mõtet luua illusiooni, et Ukraina pool hakkaks kohe võitma seda sõda. Ehk siis püüame näha seda olukorda ja analüüsida nii, nagu see on. Aga on selge, et Ukraina poole tehniline potentsiaal pääseb väga tugevalt maksumusele. Et kui ikkagi Vene pool praktiliselt Ukraina sõjatööstuse surus maha laiaulatusliku kallaletungi algetapil 2022 aasta kevadel, siis nüüd tegelikult on Ukraina suutnud oma sõjatööstuse väga paljuski taastada ja selle uuesti üles ehitada ja üles ehitada palju võimsamana, kui see oli. Et siin on, kas me võtame drooni tootmise, et siin on väga paljud lääneriikide tootjad, firmad teevad koostööd Ukraina poolega ja niiviisi koostöös ja ühise tehnilise potentsiaaliga
on ka neid uusi lahendusi arendatud ja järjest uuemaid vahendeid siis rindele saadud, et noh, nüüd me oleme tegelikult jõudnud etappi, kus selle asemel, et omal ajal me aitasime Ukrainat kuni selleni, et me võtsime oma sõja kaitseväe varudest näiteks väga suured hulgad tankitõrjemiine, mürske, lõhkeainet ja lihtsalt andsime need Ukrainale. Andsime Ukrainale praktiliselt kõik oma järelveetavad haubitsad. Siis nüüd me oleme seisus, kus Ukraina ise on võimeline nii palju tootma, et ta võiks meid sõjaliselt aidata või siis pakkuda meile mõistliku hinna eest sõjatehnikat, mis on ennast lahingutes väga selgelt tõestanud. Et ma toon näite, et Ukraina näiteks praegu suudab ratastel liikursuurtükke toota ilmselt 30-40 tükki kuus. Et samal ajal kui lääne suurtootjad suutsid paarkümmend tükki aastas neid teha, nüüd võib-olla suudavad natuke kiiremini teha ja ka hind on tõenäoliselt umbes poole odavam. Et sama hinna eest, millega sa saad ühe Caesari, sa saad tõenäoliselt 2 Bogdanat, et see on siis Ukraina liikursuurtükk, millest sa võid ühe endale võtta ja teise Ukrainale osta. Ja sa saad neid kiiresti kätte, et sa ei pea ootama mingit 2 või 3 aastat. Et see kõik on muutunud selles mõttes, et need rasked tingimused, kus Ukraina pool on olnud, on sundinud neid arendama kiiresti oma sõjatööstust, leidma uusi lahendusi ja nüüd me oleme olukorras, kus meie peame õppima. Ma kordan veel korra üle selle oma vana teesi, et kui teist maailmasõda oleks pidanud ainult paar riiki omavahel, siis sellesse konteksti viiduna Venemaa ja Ukraina on mõlemad seisus, kus nemad on aastast 40-45. Meie, Euroopa ja muu maailm on veel aastast 39-40. Ja selleks, et nüüd järgi jõuda, meil ongi vaja ukrainlastelt õppida ja see õppimine on olnud aeglane, see õppimine on olnud rohkem sõnades, et toome näiteks kaitsetööstused. Ei ole mõtet mitte midagi ehitada maa peale, see on ju esmane, selge, puust ja punaselt meile ette tehtud õppetund. Aga me ikka ei usu seda. Arvame, et meie kaitsetööstus ettevõtted kuidagi peaks imeliselt terveks jääma. Ei jää. Ehk siis mingid ilmselged õppetunnid. Näiteks, et kogu kütusetaristu purustatakse, reservuaarid põletakse maha. Kütus peab samamoodi olema maal peidus. Lihtsalt selged õppetunnid. No õpime siis nendest. Et see mind mõnikord hämmastab, et inimesed vaatavad, loevad, ka vastutavad ametiisikud, aga nad ei saa aru või nad ei soovi nagu omaks võtta, mis see siis sõnum on või ammugi ei soovi nagu teha otsuseid ja selle põhjal siis tegutseda. See on hämmastav. Leo Kunnas, aitäh tulemast Postimehe Sõjastuudio saatesse. Ja aitäh ka kõigile neile, kes meid täna vaatasid. Postimehe järgmine otsestuudio on eetris kolmapäeval. Seniks lugege uudiseid postimees.ee.